Täna ma tahan teha videot sellel teemal, et kas Eestisse tuleb sõda. Ma ei armasta väga sinna vaadata, aga kuna mul oli sessioon täna kliendiga ja ta otse küsis seda küsimust, siis ma vaatasin tema jaoks seda teemat ühisväljast. Ja minu vastus on selline. 2-3 aastat tagasi see teema oli väga aktuaalne ja tuleviku tõenäosus oli peaaegu 100%, et Eestisse tuleb sõda. Aasta tagasi ma vaatasin uuesti, mis on see tõenäosus, et Eestisse tuleb sõda ja oli 60%. Praegu ma vaatasin, kas Eestisse tuleb sõda ja tõenäosus oli 20-25%. Tulevik väga harva on 100% ja tulevikus on ainult tõenäosused. Ja iga aastaga see tõenäosus väheneb, mis tähendab seda, et 1 või 2 aasta pärast see võib täiesti ära kaduda. Muidugi me ei saa täielikult seda oma peast välja, sest me ju saame näha, mis maailmas toimub. Aga oluline on see, et aastast aastasse see tõenäosus väheneb. Mis tähendab seda, et eestlaste südamed saavad iga aastaga sõjast aina rohkem ja rohkem puhtaks. Sest see, mis toimub meie sees, kutsub selle, mis toimub väljaspool meid. Ehk siis, kui meie südames on sõda, siis ka välismaailmas tekib sõda, et kinnitada seda, mis sul toimub sees. Ja see käib kõige kohta, mitte ainult otseselt selles mõttes sõja kohta, et kui minu sees on viha, siis välismaailm tekitab mulle olukorda, et ma saaksin olla vihane, et kinnitada seda viha minu sees. Kui ma olen kurb ja õnnetu ja kannatan, siis välismaailm loob selliseid tingimusi, kus ma saan kannatada, et kinnitada mulle seda kannatust, mis on minu sees. Kui ma olen rõõmus enda sees, siis välismaailm, kuna tegelikult mingit välismaailma ei eksisteeri ja see kõik on üks, loob selliseid võimalusi, et kinnitada mulle seda rõõmu minu sees ja armastust. Mul on siiralt hea meel, et eestlaste südametes on sõda hakanud lahustuma armastuseks. Mul on siiralt hea meel, et eestlaste südames on aina vähem sõda. Et me koos suudame luua oma südamesse rahu, rõõmu, kerguse ja armastuse ja luua selle pealt tingimusi oma eluks. Ja kui sa ei suuda oma hirmu taltsutada, siis tee omale kriisiplaani. Täpselt nagu erinevates asutustes on olemas tuletõrjeplaan. Et mis ma teen siis, kui tekib tulekahju? Mis trepikojast ma lähen alla? Kas kuskil on mingid maskid? Kuidas ma pean hingama või olema maad ligi? Tee valmis kriisiplaani. Pane paberile kõik, mis ma teen, juhul kui see 25% avaldub reaalsusesse. Pane kirja ja siis võta see kriisiplaan ja pane omale sahtlisse. Ja kui see on sahtlisse pandud, siis unusta ära see plaan ja hakka elama siin ja praegu. Sest tegelikult
ei eksisteeri mitte midagi muud kui praegune hetk siin ja praegu. Ja see on kõige olulisem moment sinu elus. Ära kuluta oma aega mõttetule hirmudele, mis ei eksisteeri, mis on lihtsalt sinu peas. Ole siin ja praegu, loo rõõmu, kergust ja armastust iseenda sees ja paku seda teistele inimestele. Ja mida rohkem meid on, kes kogevad seda väiksem on tõenäosus, et meie ellu tuleb midagi koledat. Sest see, mida me kogeme, on midagi ilusad. Ja isegi kui see tuleb, siis ma suudan seda, kas sellist kogemust võtta vastu rahu, armastusega ja võib-olla isegi rõõmuga. Sest teate, sisemist vabadust ei ole võimalik inimeselt ära võtta. Ma ei mäleta, kes see mees oli, aga ta oli Kanzlager. Need on need laagreid maailmasõdade ajal, kus inimesi pandi kinni. Ja isegi seal ta suutis oma sisemist vabadust alles hoida, sest ükski trell ei saa sult seda ära võtta, seda, mis sinu sees toimub. Ja ainult see mõjutab sind. Isegi kui on kohutavad tingimused, sa saad enda sees tunda armastust, rõõmu ja vabadust. Ja ainult see loeb ja loob.